kõnenurk asub tänasest alates siin Snelli tiigi kõrval Patkuli trepi jalamil. Ja mul on au anda avamiseks sõna Tallinna kesklinna vanemale härra Mihhail Korbile. Aplaus! Tähtis hetk. Tere päevast kõigile minu poolt. Tere päevast ilusat kevadet teile ja ilusat päeva algust ja nüüd suur rau ja uhke võimalus seista siin Stenbocki maja ühel pool ja kesklinna valitsuse teisel pool nende kahe uhke hoone vahel ja teiega suhelda ja teiega rääkida. Ja alustaks sellest, et kus see idee, kus see mõte tuli. Kindlasti ei saa öelda, et see on mingi meie know-how. Selline tore koht ja tore võimalus inimestega rääkida ja suhelda on Londonis Hyde Parkis, kus on kõnenurk ja kus inimesed saavad vabalt oma arvamust väljendada ja rääkida teemadel, mis neil hinge peal on. Ja ma arvan, et selline tore traditsioon ja selline tore uhke tegevus, mis tegelikult kujundas ja tekkis aastatega, tuleb Eestis ka üle võtta. Ja siin mõned nädalad tagasi, mõned kuud tagasi toimusid sellised toredad mõttetalgud, kus inimesed korjasid ideed ja mõtted, kuidas Eestis seadus ja kõlasid erinevad arvamused ja erinevad ideed ja erinevad sellised sõnumid ja käis tore ja mõnus arutelu ja me otsustasime, et teeme ka natukene, panustame ka natukene selle tegevusse ja teeme nii, et mitte ainult üks kord aastas või mingi teatud aja jooksul saaks oma ideed ja mõtted välja käia, aga ka iga päev või vähemalt kord nädalas siin Snelli tiigi juures ilusas pargis, kus toimuvad erinevad tegevused, inimesed saaks tulla, astuda siia sammu peale, siia kivi peale, keerata mis iganes suunas, kas Stenbocki maja suunas, kas kesklinna valitsuse suunas või siia toredate inimeste suunas ja siis oma mõtted, ideed ja oma head soovid neile välja öelda. Ma arvan, et see idee on väga väärikas, see on väga hea mõte ja kuidas see meie tore koht hakkab toimima, on täna veel raske öelda, aga teeme kõik selleks, et inimesed siia tuleks, inimesed saaks rääkida ja oma mõtet väljendada. Ja kindlasti on rääkimise ja argumenteerimise kultuur on väga või võimalus ja oskus on väga oluline oskus ja väga tihti sõna oskab teha palju rohkem kui relvad ja mingi vägisid või mingi jõud koos. Sõnal on väga suur väärtus ja sõna võib ennustada kangelasliku tegudele peale. Sõna võib aidata, hakata maailma muutma ja ma arvan, et kõik, kes täna siin või tulevikus siia saavad tulla, neil see võimalus tekib. Ma tänan teid kõiki, ma soovin teile edu, ma soovin teile vabalt, julgelt rääkida, ma soovin teile head meeleolu ja head tuju, head ilusa päeva jätku teile. Aitäh! Aitäh Mihhail Korbile ja nüüd on see kõnelemise poodium avatud. Siia saab astuda iga inimene, kes siin täna on ja rääkida, mis on tal südamel. Mina tean, et üks inimene kindlasti tahab ja sõna ma tal... Tervist, head inimesed! Minu nimi on Jaanus Riibe ja täna ma räägin noorte nimel. Eestis on palju sõnu, kuid vähe tegusid. Ma arvan, et ükski poliitik seal Stenbocki majas ei ütle seda, et noori ei tuleks toetada, et keegi ei julge öelda seda, et Eesti Noorteühenduste Liit tuleks panna kinni. Need on pidulikud sõnad, kuid tegudeni nad ei ole jõudnud. Ma seisin täna siin ja mul tuli 3 küsimust meelde, mis on mul väga selgelt hingel. Esiteks, kõrgharidusreform, mis tehti ära tudengi üliõpilasühenduste vastuseisule vaatamata. See reform tehti ära selliselt,
et see ei ole tudengitele kasulik, nagu seda väidavad haridusminister ja meie valitsuse poliitikud. See on tudengitele kahjulik. Tudengitelt võeti ära võimalus teha tööd. Tudengid hakkavad selle reformi tõttu üha rohkem kõrgkoolidest välja kukkuma, sest kõrgkooli õpingute kõrval ei ole neil võimaldatud teha tööd, aga ilma tööta ei ole neil raha, et elada, et õppida ülikoolides. Teiseks ma tahan öelda seda, et jätkuvalt vaadatakse läbi sõrmede noorte tööpuudusele. Eesti on karm näide sellest, kuidas noorte põlvkond lükatakse kõrvale ja meie juhtiv koalitsioon ei tee mitte midagi selleks, et noored saaksid tööd. Ja nende ainuke lahendus on hääletada jalgadega lahkuda Eestist. Ja kolmas küsimus, mida ma tahan täna tõstatada, on õppelaenu hüvitamine. 2011. aastal IRL-i esimees Mart Laar erakonna esimeeste peaministri kandidaatide debatil otse-eetris lubas, et õppelaenu hüvitamine leiab lahenduse. Täna me oleme 2013. aastas ja see ei ole leidnud lahendust. Nad on öelnud välja palju pidulikke sõnu, kuid tegusid on vähe. Ma kutsun üles noorte küsimustele Eestis lahendusi leidma. Ma kutsun üles noortega suhtlema. Ma kutsun üles noorte probleemi lahendama. Lõpetagem rääkimine, tehkem tegusid. Aitäh! Ja vot nii südamlikult ja südamest tulekski siin rääkida. Eestis on sõnavabadus ja ma annan selle võimaluse kõigile, kes siit soovivad tulla ja öelda, mis on neil südamel. Ja kuhu poole siis iganes rääkige, palun. Nii, on tahtjaid. Võtame siia järjekorda. Naised, mehed, vahet ei ole. Tervist. Ma näen, et kirjatükk on kaasas. Ma annan sõna, aga enne tuleks astuda poodiumile, palun. No nii, tere head inimesed. Muideks juhin tähelepanu, et ainult üks kord saab esimest korda astuda siia kivile. Aga sellest võib saada traditsioon ja siis muutub see juba nii-öelda kergemaks. Tulen muide praegu täiesti uskumatust kohast, nimelt Kurtna laadalt. Ja see oli fantastiline, kui palju inimesi, sest sõna otseses mõttes see oli nagu väike laul, mis seal aset leidis ja kui palju oli inimestel huvi, iseenesest oli see ju väga tore, kõik see vanavara, mis seal on laiali laotatud ja ajastumärgid ja läbi erinevate ajastute, aga milline huvi oli inimestel sinna tulla, sõna otseses mõttes, seepärast ma hilinesingi, sest ummik oli siis vastalt see 14 kilomeetrit, kus ta linnast on, oli täiesti, teed olid umbes. Selline igatsus on erinevate niisuguste mateeriavormide vaatlemise, müümise, ostmise, vahetamise järgi. Aga miks meid täna siin nii vähe on? Huvitav, milles asi on? Ahoi! Tervitusi! Sinna ülespoole, seal ei ole küll täna kedagi. Aga ma usun seda, et iga algatus ükskõik millise rakursialt, ükskõik millises eluilmingus on, nagu ta siis on. Metsatulekahju saab alguse teadupärast ühest tikust ja minul on usku, et me täna viskame siin tiku ja küla läheb. Selline metafoor. Nii, ja on ritta pandud mõned niisugused värsid, et ütleks need siis maha. Ma ei ole küll nagu suuremasi luule deklamaator, aga noh, proovime, sest mõte on väga lihtne ja ma kujutan jõuab vist igale üheni. Nii, esimest korda ma olen siia siis astunud ja nimetame selle luule põimiku siis nimega Kõnenurk, mis siin täna on. Eesti rahval süda murtud, valitsuse kõrvus valitseb vaid kurtus. Lihtrahvast ei võeta kuulda, viibutatakse vaid luuda.
kõnenurk meil puudu oli, siia vaba mõte kolib. Vaba mõtteklubist on keegi kohal? Ei ole näha, aga luuletuses olete sees. Siia vaba mõte kolib, et võiks jõuda ministeeriumini meie rahva kaeblik hali. Andke tööd ja andke leiba. Ei me siis siin enam leina. Ei me siis siin enam kaeble. Ei me siis siin enam vaeble. Lihtsad sõnad. Ei midagi, mingisuguseid erilisi metafoore. Rahulolematus selle staatusega, mis on praegusel ajastul kätte jõudnud. Ma panen tähele, aina enam ja enam laieneb väga palju mööda inimesi, kelle võib-olla arvamised ühiskonna korraldusest on diametraalselt erinevad. Olin eile õhtul seltskonnas, kus kohas olid inimesed, kelle vaated olid äärmiselt apoliitilised, aga joonistus välja ikkagi nagu üks põhiline kammertoon, totaalne rahulolematus, inimesed, kes tegelikult on see seltskond, kus ma eile viibisin hiiliste öötundideni, olid inimesed, keda võib tinglikult nimetada ühiskonna edukateks inimesteks, aga totaalne rahulolematus ja kui siit saadik on tähele pandav selline tendents, et vasakpoolsus võrdub automaatselt nagu mingisugune postsovetistlik maailmakorraldus. Kõik, mis on sotsiaalsusega seonduv. Siis ma olen tähele pannud, et tendentsid nihkuvad selle poole, kus koos on hakanud tervikuna rahvateaduseni kohale jõudma, et meil on aeg totaalseks terves ühiskonnas ja ühiskond valmistub pöörduma vasakule. Ma usun, et siin on suurem osa inimesi, kes teavad seda lihtsalt füüsika seaduspärasust, kuidas on pendli liikumine. See on vana väga levinud metafoor ja ma olen viimastel aastatel aina enam aktiveerudes kõigi ühiskonnas sündivate protsesside raames. Erinevad aegad ma olen väga passiivne inimene, äärmiselt passiivne ja olen aktiveerunud ja mul tuletab see kogu aeg meelde ühte tõika. Pendli liikumise kõige põnevam koht ei ole mitte pendli liikumine, vaid see murdosas, kus kohas hakkab pendel liikuma sellest äärmuslikust positsioonist, kuhu ta on jõudnud tagasi. Ja ma usun seda, et meie pisikeses väikses ühiskonnas, mis on võrreldav tegelikult ühe suurema Türgi perekonnaga, nii väike meie rahvas, ootab, vaat nüüd milline protsent, see ongi see võtmeküsimus, milline protsent inimesi ootab seda, millal pendel on jõudnud sellesse äärmisesse positsiooni, kus kohast hakkab tagasi liikuma. Mina ootan seda ja ma usun, siin on palju inimesi, kes seda ootavad. Kas on siin keegi, kes seda ei oota? Kas on keegi julge ja julgeb käe tõsta? Kes ei oota, millal pendli äärmuslik positsioon, kus kohast hakkab tagasi liikuma, on siin kohal keegi? Kas keegi on julge ja julgeb käe tõsta? Ärge kartke mind, mul on küll mustad prillid ees, aga need on optilised prillid ja ma näen väga selgelt. Ma ei ole kedagi. Ja ma usun, et see kõnenurk, mis on siin täna avatud ja mis loodetavasti siiski saab nii-öelda vaimust õnnistatud ja nagu kuidagi tekib siin sünergia, et see ei ole, et sellest ei saaks koht, kus kaas on lihtsalt grupp inimesi, kes on nüüd ühel meelel ja täna me oleme selle nagu ellu kutsunud ja on esimene päev, et see saab tegelikult niisuguse orgaaniliseks kasutusalaks. Ma loodan seda kogu südamest. Sellepärast, et need on nähtamatud protsessid, mida vallandavad sellised asjad, kus kohas räägitakse asjadest, mis on nagu sees, mis voolavad su seest välja. Ja meil on igale ühel on see õigus ja see vabadus. See ei ole nii keeruline, see ei ole nii raske. Nii et õnnistatud pühapäeva jätku ja mikrofoni sõber
Raivo on niisugune lahke mees, tema teab, kuhu mikrofon nüüd edasi anda. Olge õnnistatud. Milline suurepärane kõne oli, filosofeeriv, kriitiline, oli sinna vahele ka põimitud üks luuletus. Tõesti, siin võib iga inimene lugeda oma luuletuse ette, lugeda oma toredaid mõtteid, laulda midagi, aga iga päev ei ole siin kohal loomulikult mikrofoni. Iga päev see sõnum ei pruugi nii kaugele jõuda. Seega kõik, kes soovivad nüüd veel midagi südamelt ära rääkida läbi mikrofoni, on see võimalus. Ja üks julge inimene jälle tulebki. Palun. Tere, olen Irina Holland ja Kohtuühistu esimehe ja mul on ka üks au siia astuda kivinurka peale ja teatada, et maja valitsemine on väga raske töö kui riigi valitsemine ja need otsused, mis võtab meie riik, tegelikult peab arvestama ka meie lihtrahvaga. Ja ütleks, et maja, kus mina olen esimees, on väga raske, et ta on endine ühiselamu ja seal elavad inimesed väga vaesed. Ja ma palun riiki, et nad pöörduksid ja vaataksid meie poole näoga ja teeks kõik meie heaks. Kui kodukulud öeldi, et lähevad väiksemaks, nad läksid suuremaks. Elektri hinnad tõus tagajärgi läks veel kallimaks meil toidukorvid ja kõik. Ma palun veel kord, et nad vaataksid meie poole ja arvestasid meiega, sest meie valisime, me võime ju maha võtta. Suur aitäh! Head inimesed, õnnestus üks muusik kinni püüda. Tema nimi on Elvis. Et teeme talle ühe julgustava aplausi, sest ega niimoodi, ütleme, lambist siia tulla, ega see lihtne ei ole. Elvis, kitarr on kaasas, kas eile tulid peolt? Eile ma käisin mängimas, jah. Ega ma eriti jutumees ei ole, ma ei armasta pikka juttu. Mida väiksem jutt, seda parem. Jutt jutuks, aga äkki üks laul siis, kuna kitarr on juba välja veetud ja sul on au siia siis astuda. Ega siin palju inimesi käinud ei ole? Ma ei ole seda tüüpi inimene, ma olen üldiselt rahulik inimene. Ikka vähem juttu ja rohkem tegusid. Nii, aga nii, siia poodiumile palun. Mul on siis au kuulsa muusiku ees hoida mikrofoni. Maailmas ringi veerannata, nii vabad rõõmus ei ole keegi, kui loodus rüppes on mustlanne, kus elu looduslik ja päiksepaistega. Ma olen õnnelik vaid sinuga. Ma mustlas kombel maailmas rändan ja otsin õnne, kus asub see. Sageli metsades hulkudes meenub mul mustlase muretu elu, milles nii palju on võlu ja nii palju romantikat. Tänan. No suurepärane, kas oli ka teile kosta nii suurepärased kui mulle? Kas tuleb veel mõni lugu või teeme veel ühe teo, teeme veel ühe loo võib-olla? Proovime siis viimase laulu veel. Asarvues väraval õisel kõnniteel
Latern tookord särab, ta särab nüüdki veel ja ootab, et me tema haldas kohtuksime tänaval, kui siis Lili Marlen, kui siis Lili Marlen. Latern oma kaitsel meil õnne pühendas, kauni tunni maitsel meil varjud ühendas, mis sest, et rahvas möödus meist, me nägime vaid teineteist. Mu neid Lili Marlen, mu neid Lili Marlen. Juba lahku viiski signaal meid õnnetuid, 3 päeva ei julgestan mu meel, ehk küll su juurde ehkasin ja lahkumist ma vihkasin. Mu neid Lili Marlen, mu neid Lili Marlen. Palun. Ja teeme suure aplausi suurepäraste laulude eest Elvisele. Ja nüüd on see kõnenurk igatepidi sisse õnnistatud, on siin kõnesi peetud, on siin filosofeeritud, luuletatud, lauldud. Vaba mikrofon jätkub, sest ega ütleme, iga päev siin mikrofon ei ole. Kas tellite ise oma mikrofoni või räägite läbi kesklinna valitsusega? Ja proua, sõna on teil. Tuleb paruski, nii palun astuge siia. Хочу, чтобы молодежь работала здесь, а не в других странах. И налоги платила здесь, а не в других странах. Мои 2 сына у меня есть, да, и они работают один в одной стране, другой в другой стране. А я хочу, чтобы они здесь работали. И чтобы и пенсионеры жили достойно, чтобы мы получали пенсию не такую маленькую, а хорошую, как в Финляндии, как в Германии. Если это возможно, если мне услышат, пожалуйста. Меня зовут Людмила Лукас Антони. Я люблю поговорить. И вот город сделал нам чудесный подарок. Можно встать на камень и высказать свою боль, и душевную боль, и сердечную боль. Высказать я приглашаю всех жителей Таллина воспользоваться этим лечебным камнем. Он лечит душу. Выскажешь свою боль, и сразу станет легче. Kõnelejad on juba hoogu sattunud ja puud oli veel ühes korralikus kostüümis. Kõneleja, palun, Rüütel, astume siia poole. Natukene veel üks samm ja oledki poodiumil. Saanan sõna. Aitäh. Probleem on selles, et 5,2% Eesti Vabariigi territooriumist tahab valitsus kinkida riigile. Sama probleem on Mustpeade majaga. Sama valitsus tahab ka Mustpeade maja kinkida Mustpeade vennaskonnale. Ja probleem on selles, et Stalini pärand on Eesti valitsust riigipiiri muutmisläbirääkimistel Moskvas. Välisminister Urmas Paet on Stalini pärandist pimestanud. Selle pimestuse on põhjustanud väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Stalin isiklikult tõmbas Kremlisse
kaardile Setomaad lõhestava punase piirijoone. Pärast Võromaa okupeerimist 1944. aasta augustis. See oli otseselt võitja õigusega tehtud tegu. Nüüd on küsimus, kas piirimurdmis läbirääkimistel on võitja õigus või õiguse võit. Kui õiguse võit, siis Tartu rahu jääb piirilepingu sisse kindla vundamendina. Kui võitja õigus, siis Setomaa jääb aegadeks naaberriigi meelevalda ning saab õigustuse Stalini tegu, kui ta 1944. aasta õigustas võitjaõigusega hõivas Võromaa ja Setomaa ning tõmbas punase Setomaad lõhestava piirijoone. Ma sooviksin valitsusel kuulata Eesti Rahvusringhäälingu saadet, kuulata Reporteri tund, kus Tiit Matšulevits, suursaadik, esitab väliskomisjoni esimehele Marko Mihkelsonile küsimuse, kas õiguse võit või võitja õigus. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ei andnud ammendavat ega selget vastust Tiit Matšulevitsile ega kuulajaskonna. Edasi ma soovitan teil kuulata Raadio 2 saateid olukorrast riigis. Selge sõnaga öeldi välja, et kui piiri läbirääkimistel võetakse Tartu rahu välja, siis see on korvamatu kaotus Eesti riigile ja seda ei tohi teha kiirustades. Ja Marko Mihkelson peab selge sõnaga selgitama rahvale, miks valitsus ja Marko Mihkelson ise on teinud oma seisukohtades kannapöörde. Võrreldes sellega, mis nad rääkisid 8 aastat tagasi. Ja lõpetuseks ma tsiteerin Rahvusringhäälingu saadet Rahvateenrid, kus selge sõnaga öeldi välja, et piiri läbirääkimistel on suur kiirustamine ja nii Eesti kui Venemaa pool ootamatus üksmeeles tahavad mingeid segaseid midagi segast teha. Tsiteerin. Kas me saame teada kõiki allhoovusi, mis selle piirilepingu veel otsustatakse? Tsitaadi lõpp. Ma tänan teid. Ja aplaus
sellele sütitavale kõnele. Kas on siin veel inimesi südamel, kes tahab seda öelda läbi mikrofoni? On olemas? Nii, sest ilmselt pärast seda saab juba rääkida ilma mikrofonita. Võib-olla natuke väiksemale seltskonnale. Ja meiega on ühinenud Peeter Võsa. Tere, ma saan aru, et siin tohib täna rääkida kõigest. Ma siis, tsirkust on tehtud, mina räägin toidust. Ja toidust ma räägin sellise loo, et vaadake, poes müüakse niisugust kaupa nagu juustuvorst. Vorst, juustutükid on sees. Minul on lihtne ettepanek. Nüüd tuleks teha juust, kus sees on vorstitukid. Siis jätkuks meile vorsti kauemaks. Aitäh! No suur tänu ja suur aplaus kindlasti. Aga nüüd on veel võimalus siin rääkida läbi mikrofoni. Et kui on veel julgeid, siis ma palun siia tulla. Kui väga julgeid enam ei ole, on, tahate rääkida. Ja ikka, astuge siia. AMT, seda meil ei ravita. Ma tead, siin, et seda haigus peatada, selleks on süstid. Ja ma pean iga süsti eest maksma 1000 eurot. Iga süsti eest. Nüüd on juba antud kõik. Korter panti ja kõike nii ära, mulle raha ei ole. Ja kui ma seda enam anda ei saa, siis silmanägemine kaob ära. Pakutakse soodusravimid. Soodusravimid tehti mulle siia vasakuse silma. See võttis selle nägemise hoopis ära. Tõstis kohe selle silmarõhu 37 peale ja seda enam maha ei saanud. Lõikasid selle laseriga ja värgiga ja tekitad 100 imet ja maha ei saanud ja selle silma, kui ma võin otse päikese vaadata, ma vangast ei näe. Ja nüüd kaob selle silma nägemine ka ära. Olen käinud juba igal pool. Sotsiaalministeeriumis öeldi, et see võtab palju aega, seda ei saa niisama lahendada. No nüüd viimane süst, mis ma tegin, nad alandasid 1000 euro alt, alandasid 200 eurot. Need on 775 eurot. Ja nii ma pean enam jälle maksma, et seda saada. Ja kus ma seda raha võtan, kui seda kuskilt ei ole võtta? Mul on ainult pensionist 290. Kui ma selle... Ja seal käisin haigekassas. Sinna palju ma maksud olen. See siis helises mulle kodu. Ütled niimoodi, et te olete vale ravi võtnud. Võtke soodusravi, see makstakse välja. Või siis võtke säärane ravi, mis on meil keelatud müüa. Ma küsin, see tähendab seda, et ma pean siis tarvitama seda narkootikumi. See on keelatud. Et see makstakse välja. Aga see ravi, mida ma praegu tarvitan, see on meil vabal müügil. Seda võib vabalt müüa. Ja seda nemad ei soodusta. Nüüd on kaks asja, kas hakata narkootikumi tarvitama või minna kuskile röövima raha järgi. Kuhu ma see raha võtan? Ja nüüd tuleb jälle see kuu, 10. tuleb jälle minna süstima.
ära mine. Aga kui ma ei lähe, siis mu silm jääb täht pimedaks. Siis ma ei saa kuskile minna. Kumb on nüüd tähtsam? Kas jääda täitsa pimedaks? No, siis ma jään niikuinii kuskile retsisse. Kedagi ei ole, sugulasi ei ole, kõik on juba kurat teises maailmas. Korterit ka ei ole. Kus ma siis lähed? Kuidas? Jah. Ei, no, kohtul ei ole mul midagi. Vot, head inimesed, tõsine mees veel tõsisema murega. Loodame, et seda sõnumit kuulevad näiteks need, kes tahavad teda aidata, maksavad ravi eest või kuuleb siis tõesti Eesti Sotsiaalministeerium ja tuleb härrale appi. Kus te elate? Öelge siis ära, et keegi fikseerib. Mina elan Ehte 3. Ehte 3 korter 77. Ehte 3 korter 77. Kõik, kes tahavad abistada, seal see härra elab. Aga nüüd veel vaba mikrofon, kellel veel midagi südamel. Kui rohkem ei ole, tuleb üks veel. Palun, poodium ja mikrofon on teie päralt. Tervist. Öeldakse, et kus viga näed aita, seal tule ei aita. Mind häirib väga see, et info ei levi. Eilne Õhtuleht teatas, et siia tuleb see kõnenurk ja homme ilmub Pealinn annab ka teada, et see kõnenurk siin tööle hakkab. Aga kellaaegadest pole üldse juttu. Tulingi vaatama, et kuidas inimesed kohale ilmuvad. Ei ole Õhtulehes kellaaegu kell 1 ja ei ole siin kellaaega kell 1 algab. Nii et võiks ikka rohkem infot anda inimestele. Suur tänu. Aitäh! Täiesti õige märkus, kuigi õnneks vähemalt raadios kellaaja õikas välja. Ilmselt lehed ei pidanud passlikuks seda kirjutada. Aga kes veel soovib oma hingelt midagi ära rääkida? Kui rohkem soovijaid ei ole, siis mikrofoni me tänaseks viime minema, aga kõnenurk on avatud 24/7. Suur aitäh teile! Aga kus mikrofoni saab siin? Nagu ma enne ütlesin, räägite kesklinna valitsusega või toote oma mikrofoni ja saate ka mikrofoni teinekord, kui on üritus tulemas. Suur tänu! Millal on järgmine üritus? Iga päev, ise teate, kui teete. On see ikka kindel, et 24/7? Kas see tähendab sisuliselt seda, et enam meeleavaldust ei pea registreerima? See tähendab seda, et siin võib rääkida iga inimene, mis tal südamel. Kui teil on tõesti niisugune meeleavaldus, selline tõsisem lugu, siis seda peate ikka registreerima. No aga kas siin tehakse siis nalja? Et siin on ka tõsised lood. Absoluutselt. Et kui te ütlete 24/7, kas sellega on antud välja lubadus, et tegelikult sisuliselt ei pea enam meeleavalduse registreerima, ma tulen millal tahan ja räägin... Praegu meeleavaldusest, ma rääkisin inimestest, kes tahavad siin kellelegi midagi öelda. See ei ole meeleavaldus. Ütleme, et on oma sõpradega, sõbrad istuvad... Selge, ärme nimeta seda meeleavalduseks. Nimetame seda kõneks. See on ju kõne. Jah, aitäh. Aga kas siin võivad olla ka plakat käes, kui ma räägin? No muidugi võib, Rüütlil oli käes. Jaa, on lubatud. No aga vaevalt selle eest Eestis vangi pannakse või kui pannakse, siis peaks midagi väga valesti. Ei ole loomulikult, Jaak, selge see, kui idee sul on, mitte mingit ei saa üldse küsimustki olla, loomulikult. On see kuskil dokumentaalselt fikseeritud? Väga laiapõhjalise mõtlemise on see kuskil dokumentaalselt fikseeritud ka, et 24/7 on luba? Ma arvan, et ei ole. See on selline soliidne põhimõte enam-vähem igal pool maailmas.
mis me vabal maal ei saa, siis kuskilt... Ei tagatakse, see on ainult oligi küsimus selles, et tõesti, et kuidas see realitis nüüd just Mikker, no kuule, ega sa ei magasin või... Seal kivi peal, kas te soovite rääkida? Et kuidas see kätte saada, noh, lihtsalt. Tegelikult peaks... Oli ära ju. Lõppes ära. Rohkem ei olnud. Rohkem ei olnud rahva. Sa olid niisuguse iga asja. Ma panin seal... Ma ei tea, 5, 6, 7 võib-olla. Või keegi teine.